Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse veevalajad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 3.–9. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin Sauade 4-ga. Sauade 4 minu jaoks on alati olnud pidu. Koos viibimine, pidu, selline tantsu ja tralliga pidu. Edasi tuleb teil siin karikate 6. Karikate 6 on nostalgiakaart ehk lapsepõlveradadel käimise kaart. No see pidu ja lapsepõlv ehk nostalgia võivad ka koos olla nii, et tulebki kusagil mingisuguse kokkutulek näiteks. On mingisugused külapäevad, kus teie olete pärit, kus te veetsite oma lapsepõlve. Lähete kusagile sinna külapäevadele näiteks, seal ka tantsutralli, samas ka kohtute vanade tuttavatega, saate nostalgitseda. Edasi tuleb tornikaart. Tornikaart on ebameeldiv üllatus. Seal samasel võite ka kohata kedagi, kes teile mingi näiteks uudise teatab, sellise uudise, mida te ei osanud oodata. Või juhtub midagi, sellepärast, et torn tähendab ebameeldivat üllatust. Just sellist, mida te ei oska oodata. See on nagu välk selgest taevast. Lihtsalt tuleb pauh. Raputab teid. Aga selle torni raputamisega on niimoodi, et ta raputab midagi paika teie elus. Kui see torni vapustus ära käib ja kui te sellest olete nagu toibunud, siis te näete asju selgemini, asjad on paika loksunud. Kui see näiteks on kole tüli, no oletame, et lähete tülli kellegagi, ei osanud arvatagi, et võib siuke asi juhtuda. Tüli vaibub ja asjad teie vahel saavad klaariks. Et torni ei pea kartma. Torn tegelikult on kuidagi elu puhastav. Asju paika loksutav. Siis saate hakata jälle otsast peale ehitama nagu kindlale alusele. Ma vaat nii palju tornikaardist, et teda ei pea kartma, aga ta võib üllatada. Edasi tuleb teil siin karikate 9. Ma sellepärast räägin, et tulemused peale torni langemise tolmu vaibumist tuleb päike taas välja ja see karikate 9 on tegelikult soovide täitumine. Kui te nagu olete midagi soovinud, siis universum täidab need. Kui te veel ei ole, siis nüüd on aeg soovima hakata. Midagi head oma ellu soovida on praegu õige aeg. Kuna siin alumises reas ehk järgmise kaardina on välja tulnud müntide äss, siis soovige midagi materiaalset. Müntide äss on nagu viimane kaart selles müntide kaartide reas. Tema tähendabki siuke stabiilset sissetulekut, millegi sellise olete üles ehitanud, võib-olla midagi sellist, mis teile peaks tooma stabiilse sissetuleku ja see soovide täitumise kaart ütleb seda, et nüüd need soovid täituvad, et hakkab see raha tulema, kuhu teie investeerisite. Edasi tuleb teil siit Sauade kuninganna. Sauade kuninganna, nagu sauade kaardid, kõik tahaks nagu peale hakata. Ja Sauade kuninganna ise on väga särav. Tema on nagu enesekindel. Ta teab, kes ta on, ta teab, kus ta on, ta teab, kuhu ta läheb. Et ta on väga enesekindel, ta on väga särav, karismaatiline naine. Tema teab, kes ta on. Tema ei pea mitte kelleltki luba küsima. Tema ei pea kellegi arvamust küsima, et kas ma lähen sinna või tänna. Tema teab ise ja tema läheb ise. Tema teeb oma otsused ise. Ta on niivõrd särav naine, et ma olen alati rääkinud seda selle Sauade kuninganna kohta, et inimesed vaatavad teda. Ta kuidagi paistab silma. Vaat on mõni inimene, kes ei ole alliireke, vaid kui tema kuskil on, siis pilgud on kõik tema peal. Ta ei jää märkamatuks. Ja viimane kaart on täht. Täht räägib sellest, et kõik terveneb, paraneb, uueneb.
Kui teil on mingi probleem, siis see laheneb, kui teil on tervisehädad, siis see paraneb. Räägib ka soovidest, nii nagu see karikate 9 räägib ka täht sellest. Kui meie näeme taevast langevat tähte, siis me ikka soovime midagi. Et nii võib ka selle tähega, koos selle karikate 9 soovige midagi, soovige ja universum täidab teie soovid. See ei ole küll nii suur nagu maagikaart, kus võib oma elu täielikult 100% teisepidi keerata. Aga soovida võib ikka. Me ei pea ju soovima väga suuri asju, meil on elus vahest väikseid asju ka vaja. Väiksemaid, aga mitte vähem tähtsaid. Et soovige. Ja ärge kartke torni. No minu meelest on väga tore nädal teil tulemas. On pidu, nostalgiat, las see torn raputab, aga samas on palju soovide täitumist, materiaalsed võimalused vast teil siin kasvavad, et teil ehk on piisavalt, et hakkama saada ja piisavalt, et kõrvale panna. Ma loodan, et teil tuleb tõesti imeline nädal, ärge kartke seda torni. Nagu see tähekaart ütleb, kõik saab korda, kõik paraneb, kõik terveneb ja kõik saab korda. Soovige julgelt oma soove ja nautige seda nädalat. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.